Ja tere tulemast 5. veebruar aasta 2022 jätkub naiste meistriliiga. Täna oleme siin stuudios mina, Margus Leet ja Kristiina Taus. Kristiina on siis tegelikult, sina veedad vaatad kõik oma päevad siin stuudios. Põhimõtteliselt, jah. Ja, Kristiina on meil siis Oho Live TV esindaja. Aga ma ei tea, läheme nüüd mängu juurde, et täna hakkavad mängima, siis mäng tuleb Viljandist, meie oleme stuudios. Ilm meie selja taga on palju parem kui eelmisel korral. Iga korraga paremaks. Ja, mäng tuleb Viljandist ja mängima hakkavad siis Viljandi HK Fuuriad, HK Fellin Fuuriad, vabandust, ja HC Wolverines Tallinnast. Et mis siin nüüd tabelis silma hakkab, on see, et Wolverines ja Fuuriad jagavad tegelikult 5.–6. kohta. Wolverinil on muidugi peetud 4 mängu ja Fuuriatel 7. Wolverine on siis oma eelmise mängu pidas tegelikult juba üle 2 kuu tagasi. See oli eelmise ülekande ajal, sai siin Veronika Tiganikuga arutatud, et see oli 27. novembril. Seal on mitmeid põhjuseid, on nii haiguseid olnud kui jõulupuhkust ja tegelikult üks põhjus oli ka see, et vahepeal oli siis Tondiraba jäähallis, kus on nende koduväljak, oli kuu aega kinni iluuisutajate päralt. Et tegelikult jah, ütleme, Wolverines on siin nüüd tagumises tabeli pooles, aga kuna neil on läbi mängimata just nimelt Fellin Fuuriatega ja Roosa Panter 2-ga näiteks, siis täna on selline tõehetk, et millise koha kas nad lähevad püüdma seda esineliku kohta, mis hakkavad ise mängima play-offis omavahel edasi või jäävad jagama siis 5., 6., 7. kohta. Et tegelikult loeks siis juba ette ka siin koosseisud, et Viljandis väravas 89 Laura Puude, kaitsjatena on üles antud 11 Kairi Nui ja 19 Kristi Seppa. Kristi Seppal oli siin mõned päevad tagasi sünnipäev, palju õnne. 10 Karin Lapp, ründajad 12 Marili Vaher, number 8 Margaret Neering, number 90 Kerli Jaagula, number 88 Niina Kriisa, number 26 Käbi-Triin Riig, 15 kapten Kaja Ropko, 18 Anneli Poola, 32 Reelika Marli, 23 Jana Piloruss, 14 Kati Ilves, kes siis vaadake teda platsil mängimas, et eelmisel hooajal ja ka eelmisel korral me nägime teda väravas, ja 9 Henriette Porila. Ja Wolverini rivis siis väravast nende esiväravaht 10 Helena Liive, kaitses 11 Mailis Reilan, palju on sünnipäevaks, täna tal sünnipäev. Ka väga tähtis roll on tal olnud meie naiste ülekannete toimumise juures üldse. Loen nüüd kiiresti edasi, naiskonnad on küll jääl, aga 16 Anita Scharenberg, 21 Merika Padar, ründes 8 Karmen Roosmaa, 99 Rita Kivi, täna siis kaptenina, number 7 Ksenia Krutkina, 12 Kairiin Jõemets, 25 Elina Liin, number 3 Marge Bent, 87 Darja Kolnenkova, number 4 Kail Hartvel ja number 61 Laura Herne. Ja Hartveli kohta on vist see oluline, et tema on lõpuks väljakul tagasi. Just täpselt niimoodi, et üle pika aja on siis Kail Hartvel jälle mängus. Siin ei mäletagi siis kui ta oli vigastada juba saanud, siis sina ise, Kristiina, tegid temaga intervjuu siin, mida me näitasime ühe mängu vaheajal, et see on kindlasti ka leitav. Ja YouTube'ist on täitsa Kail Hartvel intervjuu. Ja siis Oho Live TV-d otsige sealt. Just. Mäng on alanud kollastes siis külalised Wolverine ja hallides särkides võõrustaja Viljandi. Et siin kui vaadata nüüd Wolverini koosseisu, siis tavapäraselt siis on neil kapten Veronika Tiganik, kes kahjuks just nimelt selles viimases võistlusmängus, mida ma mainisin 2 kuud tagasi, saigi vigastada kahjuks. Täna siis kapteni nii-öelda paela kandmas Rita Kivi, aga see oli nüüd halb uudis Wolverinile, aga hea uudis ongi, et tagasi on siis Kail Hartvel ja tegelikult ka number 8 Karmen Roosmaa, kes ei ole minu teada sellel hooajal veel kaasa mänginud. Aga kindlasti üks suur jõud nende jaoks. Aga nüüd on jah raske isegi öelda, et kuidas see mängupaus on mõjunud. Trenni on nad samamoodi edasi teinud, on olnud, ma ei tea, kas kontrollmänge vahepeal tehtud ongi, aga
siit nüüd tuleb tsooni viga. Ja kui nüüd Viljandi jäähalist veel rääkida, siis meil enne oli siin selja taga nii-öelda ilus ilmapilt, eelmisel korral oli torm, siis tegelikult jah, mõned aastad tagasi veel, ma täpselt tähtaega ei oskagi öelda, aga oli Viljandi hallis veel puudu mõned seinad, et see on jah, alustatud niimoodi tänud seal eestvedajatele, et kõigepealt oli tegu väliväljakuga, siis sai sinna paigultatud katus ja siis ükshaaval seinad, et kui te oskate vaadata, siis seal nurkades on näha, et tegelikult natukene paistab ka õuest päikesevalgust. Nii, mäng on nüüd Wulferiini tsoonis. Marge Vent sai selle litri välja, üritab minna vastase tsooni ei lasta, Sepa, Kristi Sepa, võtab ta boardi ääres kinni. Kaitsemängijal oli seal jah, praegu oli ka eelis. Tõuseb nüüd Neering. Ei lasta tal väravet sööta. Sõidab taha kaitsele. Karin Lapp uuesti Neeringu käes. Jätab Sepale. Sepa viskab väravette, aga oli see vist Merike Padar jah, kes sai takistatud selle litri teekonna. Täna siis jah, Wulferiin sõitis Viljandisse, et saab näha, kas see nüüd algus, kus Viljandi on hakanud suruma, on siis sellest, et on veel bussist jalad kanged või on siis see mängupaus mõjunud nii palju. Tundub, et siin tuleb karistus nüüd Wulferiinile, et ja näitab, et number 7 siis Senja Krutkina peab istuma minema. Nüüd mulle korraks ei tähele panuta, et mis rikkumisega täpselt tegu oli. Aga Wulferiin on igastahes jäänud vähemusse. Litter lahtilõigist värav ette, pealeviise väravahini ei jõudnud. Jõemets saab klaarida selle. Et ja siin mängu alguses nüüd on Wulferiin jäänud surve alla. Praegu nüüd seda enam, et saab näha, kas Viljandi suudab selle väravaks vormistada või saab hoopis Tallinna klubi innustus siit sellise väikese šoki ehmatuse. Kael Hartwell nüüd jõuab litrini ja isegi tekitas seal väravees ohtliku olukorra. Kuigi jah, Laura puudes siis midagi väga ohtlikku ei olnud, et oli ilusti nurk kinni. Nüüd läks jah tõrjekirja veel Helena Liivele. Litter värav ette. Kuskil seal päris õhus lendas. Jõemets, kahtlemata üks Wulferiini parimaid ründajaid. Sai viskele. Et õnnestus Laura puudel kinni püüda Viljandi väravahil. Tegelikult oli siit päris ohtlik moment, kus Kairiin Jõemets sai tegelikult suhteliselt ikkagi vabalt viskele. Mailis Reilan näete siin number 11 sünnipäeva laps tänane. Neering tõuseb jälle üksi. Keskel oli seal Kaja Oropka ootamuslitrit, temani see ei jõudnud. Wulferiin endiselt neljakesi mängib. Et siin mängu alguses on juba tegelikult päris paar sellist ohtlikku litrit olnud, mis oleks võinud ka vabalt väravas lõpetada. Sepa võttis tsooni nurga kinni. Ei õnnestu. Tempokas algus siis? Suhteliselt küll, et nagu ma ütlesin ka, et siin tegelikult Wulferiini ja väga ilus tõrje.
värav. Ja tuligi ära. Jah, tundus, et siin oli pealevise ja kas see kuidagi, vaatame, põrkas üle väravahi lausa tundub. Tundus ja lendis õhku ja kukkus vastu väravahi kukalt, et Wolferinidele selline ebaõnn ja siis vastupidiselt kodunaiskonnale õnnelik moment. Seis siis 1-0 ja juhivad Viljandi Fuuriad. Eelmisel nädalal juhtus niimoodi, et läksid Viljandi Fuuriad ka Tartu vastu juhtima, mis tegelikult äratas Tartu säde üles ja siis hoopis kaalukaus pöördus teisele poole, et vahest on vaja seda, et vastasmees või vastasnaiskond teeb selle ära ja siis ärkavad üles, et me peame ikka mängima. ja aga nüüd tänaste kollasärkide puhul ma ikkagi olen selles mõttes ka, et siin eelmistel mängudel ma olen öelnud ka siin ennustusi, siis täna tegelikult natukene jälgin, et millises täpselt vormis nad on ja kui palju annab tunda siis Veronika Tiganiku puudumine ja kui palju siis näiteks Kyle Hartwelli ja Karmen Roosmaa lisandumine. Et tegelikult jah, ründejõudu neil on, eelkõige siis Kairiin Jõemetsast, kes nüüd saigi litri. Just. Saavad litri nurka, võtavad oma positsioonid, on kohe näha, et tegelikult on siin ikkagi harjutatud seda mängu ja Kairiin Jõemets on meil tegelikult kogenud mängija, et tehnilistelt oskustelt on ta tegelikult väga hea nii litri vedamisel kui ka uisutamisel. Napilt läks mööda, aga tegelikult Wolferinsile jääb endiselt liter. Praegu jah, nüüd Wolferins niipea, kui tuli 5 mängija platsile, siis kohe peale seda väravat, siis on nad suutnud nüüd suruda hoopis Viljandi enda platsi poolele. No nii palju ma julgen ennustada, et see värav ei jää ainukeseks siin mängus. Ei usu, see ei ole meil väga 1-0, ei ole küll vähemalt meil tavaline naiste mängude. Eriti just kiire värava puhul suhteliselt. Et kas oli 4 või 5 minutit mängitud, kui see värav tuli. No nii, me oleme jälle ohtlikult Wolferinside. Et seal nüüd väga osavasti ma vaatasin, Helena Liive võttis, et ei tulnud küll pikk liter, ei tulnud küll see vise otse värava peale, aga ta pani kepi ette, ei lasknud sellel söödul värava ette minna, mis on tegelikult väravahile äärmiselt ebameeldiv koht, kus liter võiks viibida üldse. Et tihti jah, väravaht, et üks asi on kaitsta oma seljatagust, aga on ka see, et mitte lasta siis võimaluse sinna värava ette sellel litril tulla. Nii väike segadus Wolferini ridades nüüd. Ma ilmselt tean ka, milles see oli. Et tegelikult, kuna nad viskasid pika litri, siis ei lubatud vahetada. Ilmselt kamandati need mängijad, kes olid juba pingile läinud tagasi. Mingisugune vahetus käib siis. Jah, see ongi, et pika litri puhul on see reegel ja mõned aastad, ma isegi täpselt ei oska öelda, millal ta sisse viidi, aga on pigem see, et mitte venitada mängu, et kui sa ei jõua olla, siis ja litri viskad pikaks, siis sa saad selle 10 sekundit puhkepausi, aga sa pead olema jääl, et sa ei tohi minna vahetusse. No vastasvõistkond võib vahetada sellel hetkel. Nii, nüüd on siis õiglus jalule seatud ja mäng jätkub. Jõemetsa peale litri. Söödab Hartwellile. Hartwellile just. See on üsna hea, tegelikult on vaadata, Jõemets ja Hartwell on mõlemad, et Hartwell on samamoodi hästi pika kogemusega, et see oli sama, mis me intervjuul välja tuli, et ta on ikkagi väga kaua mänginud tegelikult, et peaaegu terve oma elu. Jah, kuulasin ja vahepeal jälle üks tõrjekirja siin Wolferini väravahile. Siin kaitsjad ei jõudnud Viljandi ründajaga kaasa, et jah, kuulasin ise ka seda intervjuud täitsa huviga. Võin isegi öelda, et see oli minu jaoks selles mõttes küllatus, et ma äkki ise kommenteerisin sellel päeval ka mängu, aga ma isegi ei teadnud, et selline asi oli salvestatud. Me siin salaja teeme kõike. Ja ikka oli huvitav teada, et lühidalt öeldes siis on tegemist, kes ta töötas, siin olid Sooni viganed, saatkonna töötajaga, kes on tegelikult elanud vist mitmel pool, ka Euroopas on ta pärit Ameerikast ja siis praegu see on üks väljund tema jaoks, et nii-öelda oma tavarutiinist või siis tavatöökaaslastest, mitte et töökaaslased midagi oleks viga, aga välja saada uusi tutvusid leida ja
et noh, muidu kui välismaal näiteks töötades võib juhtudagi, et sa lähed sinna oma mulli ja kui sa mingi sellise hobiga ei tegele, siis see maailmapilt jääbki selliseks kitsaks nüüd. Kaitse natukene aeglaselt läks litrimine, aga suudavad mööda boardi edasi tuua. Nuia siin Viljandi poolelt ei lase tsoonist välja mängida. Tundub, et vist läheb pikaks jälle. Ja. Et siis pikk litter on see, kui visatakse enda poole pealt, õigemini enne punast joont, siis enne keskjoont. Ja visatakse niimoodi, et ta läheb üle vastase väravavahi joone. No, ma ei mõtle isegi, mis väravasse võib visata sealt, aga väljaspool väravat siis üle joone. Ja. Et mõnedes mängudes, näiteks kui mängisid Roosa Panther 1 ja 2, ma mäletan, siis Telenis üle tihti lugu sellistel puhkudel, et mängu tempot hoida, tuli tegelikult vastu ja peatas enne joont selle litri. Jälle ohtlik moment ja värav. Siin natukene nüüd peab kindlasti Wolferini treener üle vaatama seda kaitseformatsiooni. Sellepärast, et praegu oli puudu täiesti Wolferinide mängija. Et tuli rebound ja üks kaitsja oli küll ühel pool olemas, aga rebound läks teisele poole ja põhimõtteliselt siis jäi väravaht seekord täiesti nagu ründaja meelevalda, ütleme niimoodi. Seis 2-0 Viljandile. Vaatan, et Merike Padar 21 on muidu üles antud kaitsena liigas, aga praegu mängib tsentrit, et juba mitmendal lahti viskel. Et tegelikult on tegemist mängija, kes tean oma kogemusest suudab mängida sisuliselt kõiki positsioone platsil, mitte väravahti seal. Ta on tunnistanud, sealt ei ole käinud, aga jah, ütleme platsimängijana kaitses sama edukalt võib tegutseda, et no võib-olla, kui ta seda ka prooviks, ta saaks hästi hakkama. Kunagi ei tea, on ju. Et saab nüüd näha, mis taktika siin Jõemets üksi 2 kaitse vastu. Ei lähe otse peale viskama. Vaatame, meil on keskel. Hea sööt, kes oli Hartwell seal paremal tundus või paremalt potikastes mängis. Siin nüüd ütleme, Jõemets on sellist tüüpi mängija, kes on tehniliselt hea ja tegelikult otsib ja ootab neid momente ka ära. Et siin Kaila Hartwelli puhul ta tihtilugu kipub otse ründama peale, et jääb see selline petteliigutus või sööt mõnikord tegemata, et ka nii saab väravaid, aga jah, näiteks Tartu mängude puhul on tihti näha, et nendel see kokkumäng just toobki väravad ja 3. värav. Reboundist jälle. Samamoodi reboundist. Yeah. 3-0, et päris suure edu on saanud siin Viljandi. Siin võib-olla ongi näha seda, et tõesti Viljandi Fuuriad on need mõned mängud rohkem mänginud, et Wolferinsidel on isegi kui võib-olla trenni on tehtud, aga ikkagi see meeskonnamäng võib-olla ei ole veel jõudnud, aga võib-olla mängu lõpuks on jälle staatus hoopis teine tegelikult. Just nimelt, saabki näha. Ja. Et Viljandi on siin igastahes nüüd hooaja üles saanud ja emotsiooni. Kui vaadata tabeliseisu ja eelmiseid mänge, siis Wolferinil on tegelikult võit Tartu üle, mida näiteks Viljandil ei ole ette näidata, aga samas me oleme siin näinud ka, et tihtilugu lihtsalt mõned vastased üksteisele siis ongi nii, et kas sobivad või ei sobi. Näiteks nagu Everest, kes on Tartu vastu, ma ütleks, et soosik, siis 2 omavahelist mängu palun väga 0-0 ja 1-1 viigid. Et selles mõttes ongi huvitav. Nüüd jälle proovides jääda ikkagi neutraalseks, ootaksid Wolferini vastuväravat, et siin mängukäiku põnevust anda. Ja tegelikult ei ole neil selles mõttes, et Wolferins ei mängi üldse halvemini. Et võib-olla lihtsalt ma pakun, et siin on tõesti see meeskonna lihtsalt positsioneerimine, et need positsioonid on Fuuriatel võib-olla selgemad natukene, aga ega Wolferins mäng ei ole ka selles mõttes. Seda mängu on praegu päris üsna hea ja tore jälgida, et ta on niisugune ilus mäng, tempokas. Jah, kui ilma hääleta ja ilma väravaid lugemata vaataks seda mängu, siis tegelikult mänguliselt oleks võrdsed. Jah. Et siin Liivel jälle korralik tõrje, et oli jäämas jälle ründaja seal muidu eduseisu tema vastu. Et siin võib-olla see
Wolferiini väiksem mängupraktika on praegu alguses saanud määravaks Marge Pent. Ja vaatame. Ja jõudsid kaitsjad talle järgi, et seal Jõudsid, jah. Luia ja Neering kusjuures oli, Neeringul on teada tuntud kiired jalad, et jõudis seal ka kaitsesse tagasi. Ja nüüd vastupidine olukord. Seekord see suutis tõrjuda, et lendas see litter ka sellised, et oleks eelmisel korral samasugune tegelikult põrkas sisse. Samas on jälle näha, et nüüd on seal üsna palju, mitu Wolferiini mängijad on kõik seal värava ees, et ilmselt nagu sama viga ei tehta enam uuesti, et kui ühe korra oli puudu sealt need mängijad ees, siis nüüd enam seda nagu ei taheta, et reageeriti kohe. Vähemalt praegu tundus nii, kõik mängijad olid seal ees. Täpselt jah, et selle mängu juures on hästi oluline, et tegelikult praegu jah, ütleme, on seal natukene kaitse pealt tulnud neid väravaid, et ühesõnaga reboundist ja siis on jäänud kaitse jänni, et aga jah, peab ikkagi jälgima, et päris kõik sinna väravette ei läheks, sest väga oluline on ikkagi hoida ründajatel ka positsioone siis nii-öelda kaitsefaasis. Orila paremalt. Artvel hoiab nüüd nurgas. Artvel siis ka ründemängija, et oli päris sügavale kukkunud. Ei saanud Kairin Jõemets seda välja. Nüüd on näha, et siin jah, Wolferiini teatud mängijad on hakanud rohkem nagu platsi peal liikuma, positsioone vahetama. Belarus saab välja litri, aga Jõemets ilusti keha vahele. Ja et siin jah, kui mängus sa lähed litrit püüdmas tegelikult alati, eriti kui olles kaitses, siis ei olegi oluline kohe sellele litrile pihta saada, et võid selle ründemängija lihtsalt oma kehaga ka litrist eraldada, et sellest täiesti piisab juba. Nüüd jäi ilma omanikuta korraks. Jah, siin oli põhjus ka teada, et siit see mängija, kes oli vasakul äärel, läks tegelikult vahetusse. Just. Mäng natuke rahunes maha korraks tõesti need vahetuste ajal, et vaatame, kas nüüd tuleb. Jah, ega siin praeguse seisuga näiteks Viljandi on igati rahul. Et kes siin peab nagu muutma või siis midagi juurde panema, on ikkagi Wolferiin. Ja noh, kindlasti on need kaardid olemas ka, et seda teha. Karmen Roosma nüüd näeme rünnakusse minemas. Ei õnnestunud siin väravahile litrit kinni panna. Reiljan ei saanud jah hoida tsoonis, nüüd jääb üks kaitse ja nüüd on oluline mitte keskele anda seda litrit. Seal oli lausa 3 Viljandi mängijat. Kas oli Mailis Reiljan ja Laura Erne seal, kes üritavad välja tuua. Neering viskas, see oleks nüüd mööda läinud, aga läks nüüd kellelegi vastu ka. Et tegelikult siin väike, nüüd on selle Viljandi surve tegelikult tagasi saanud. Et ma jah, muidugi korralik mäng ja mängu tulek Viljandi poolt. Midagi ei ole öelda, proovib siin Neering nüüd tagant kätt visata sisse. Aga kindlasti ütleme see, kindlasti on Wolferiini siin midagi olla vastu panna, et pooli ääres võitlus. Nüüd see oli jah, visatud sügavale, aga saab Jõemetsale minna. Jõemets tegelikult ei ole üksi, tal on kas siin loetaks vist tavaliseks kukkumiseks? Ilmselt küll, jah. Sai Viljandi kätte Riik, aga ei saanud soonust välja, Jõemets jälle suunas nüüd jah sinna värava poole, et head viskemomenti tal ei olnud. Nüüd jah Viljandi poolt ütleks, et see oligi, et nad olid litri kätte saanud, aga toimus selline keskele sööt ja selle napsas siis vastane ära. Et noh, peab seal, kuigi on kiire mäng, siis tegelikult peab natukene rahulikult vaatama, et kuhu selle litri saadad Jõemets jälle. Ise patjade vahele sai kätte selle Laura puude.
et praegu ei ole jah, tahan märganud number 14, et kui näete Viljandi poole pealt, et on siis tegemist Kati Ilvesega, kes on ka väravahi ametit pidanud siin pikalt, kuigi olles ise väljakumängija. 37 sekundit on siis esimese kolmandiku lõpuni. Siis on Scharenberg nüüd. Kaitsed söödavad oma vahel. Rita Kivile läheb nurka, Bent söödab keskele, aga jah, Roosmari tsentrina vist kohale jäänud natukene kaugele taganenud. Siit vist vilistatakse ka pikk litter. Mis tähendab seda, et me alustame siis Fuuriate otsast tegelikult või Fuuriate tsoonist. Just, ja nagu näete, siis siin Fuuria pingi juures tegevust ei toimu, ehk nemad vahetada ei tohi hetkel. Aga noh, ja lõpuni ei olegi väga palju, esimese kolmandiku lõpuni. Siis on tulemas meil väike paus. Vaatame, ilmselt ei jõua enam väravani, ma pakun. Et jääme kuskile sinna kesktsooni praegu ajaliselt. Ja, et sai siin ja Wolferin küll litri kätte, aga ei suutnud rünnakut üles võtta. Ja kõlab see esimese kolmandiku lõpu üle. Paus 2 minutit, jääpuhastust ei tule. Et kuigi ma ennustusi ei teinud, siis tegelikult on minu jaoks natuke üllatav seis siiski, et 3-0 edud siin sellel hooajal Fuuriad on saanud kätte ühe võidu ja seda Roosa Panter 2 vastu. Ja seal mängus oli siis seisuks 9-1 lausa. Roosa Panter on nüüd ka kogunud ennast vaikselt paremaks muutunud. Väravahti tahaksin just nimelt välja tuua. Ja tegelikult Wolferinil on ees ootamas ka Roosa Panter 2 mäng, siin nüüd kalendrist ma kohe ei leiagi seda, järgmine on pandud 5. märtsiks alles, jah. Ja siis on veel 12 märts, nii et need on ilmselt need ära jäänud mängud, mis meil siin vahepeal olid, millest me ka rääkisime korraks, ja otsivad oma kohta. Eelmisel nädalal oli ka, me rääkisime, et täna oli plaanis 3 mängu ja homme 2, lõpuks kujunes nii välja, et praeguse seisuga on täna mäng Viljandis ja on homme mäng Viljandis ja homme mängivad siis meil, pean ka järgi vaatama, sest see tabel muutub nii kiiresti, et homme mängib Felin Fuuriat Krisliga ja täna tegelikult oli veel viimati kavas Roosa Panter 1 Everest, ta tegelikult mängib Roosa Panter 1 läbi siis oma duubelkoosseisuga, et seda ühte mängu me oleme näinud juba, mis lõppes siis seisuga 5-0. Seal siis Roosa Panter 2 poolt Ingrid Suuder väravas sai parima mängija tiitli, täiesti teenitult, ütlen. Sest on täiesti, kes on vaadanud otsast peale hooaega, siis on hooaja jooksul arenenud. Ja seda on tegelikult kõige lahedam näha, et meie alustasime nende otseülekannete tegemisega siis eelmisel aastal, nagu oli eelmisel hooajal, et juba täna vaadata seda mängu ja vaadata neid mängijaid, siis tegelikult on kõik on arenenud ja see, et meil on nii mitu naiskonda ja mängud on hoopis teised kui eelmise aasta või aasta tagasi, eks ole, eelmisel hooajal, et selles mõttes on sul täitsa õigus, et areng on täitsa olemas ja väga, väga reaalne ja seda on iga mänguga näha. Et mis on üsna lahe. Vaata, me rääkisime ka vahel, et kui ikka teha sporti, kus ise arened, on ju, et see on ikka lõbusam, on ju, lahedam. Ja siin eelmised paar hooaega nüüd on Viljandi olnud see naiskond, kus on olnud palju uusi mängijaid, et nüüd me protokollides näeme järjest ikkagi tuttavaid nimest juba. Aga Wolferinide puhul see protsess kestab tegelikult, et neil on siin ka täna mängus siis ütleme vähe kogenud mängijaid ja tegelikult on ka päris mitmeid, kes käivad juba trennides, aga veel ei ole leidnud endas seda julgust siis, et tulla ja mängida ka võistlusmängu, et kindlasti nende puhul me näeme siin tulevikus ka uusi nimesid. Aga tuleme siis teise kolmandiku juurde. Võistkonnad on siis pööratud pooltega, et on pooled vahetanud. Ja siis, mis tähendab, et vahetuspink on enda poolest siis kaugemal. Vaatame nüüd, kas asetusi on muudetud.
Jõemets, Hartwell on ees, ma näen Roosma keskel, tundub, et Merika Padar ongi kaitsesse toodud paremale. Mängis tsentrit. Jah, alustas tsentrina, et nagu ütlesin, et tegelikult on võimeline kõiki positsioone katma. Huvitav, kellega teda vahetati või mis muutus on, et peab natuke jälgima, kes siis tema asemel tsentris nüüd on või kes siis, kellega ta vahetas või on hoopis keegi korraks. Saab näha jah, siin mängu käigus jah. Nüüd oleme me Fuuriate värava juures üllatavalt. Padar saab viskele tagant natukene mööda, et ja nüüd alles sai Fuuriat litri kätte, aga ei ole nii kindel, et nemad sellega edasi lähevad. Vaatame, kas ikka jõudis tsoonist välja, jah. Kukkus nüüd ise täiesti, et siin oli Padaril õnne, et kui see kukkumine oleks tulnud tema külje all, siis oleks võinud kohtuniku tõlgendus olla, kuigi ta ei tee midagi, siis oleks võinud olla temale ebasobiv, et nii nüüd. See on selline ohtlik, nüüd jõudis tsooni viga, et Mailis Reilenil õnnestus nüüd nii palju segada, et sai selle litri korraks tsoonist välja tuua. Noh, ütleme tegelikult see ongi number 1 ülesanne alati kaitses. Noh, loomulikult on rünnaku üles ehitada, aga number 1 on saada see liter ikkagi tsoonist välja, mis tähendab automaatselt seda, et kõik vastased peavad siis selle sinisest joonest välja poole minema korraks. Nii, seal nüüd tsentris oli Ksenia Kutkina Wolferinidel, et ka suhteliselt algaja mängija vist, nii nime järgi, Kutkina, vabandust. Tema vist oli enne kaitses, mulle tundub, et tema ongi vahetatud ära. Nii, Viljandi sai nüüd pealeviskele, ei näinudki, kas tuli tõrje või läks vastu värava külge. Jälle ohtlikult on... Jah, otsivad seda värava ette. Aga Wolferin ei tee seda väga, nagu ei anna seda neile kergelt tegelikult, et seda on näha, et nad ikkagi kaitse töötab ja ei olnud Fuuriatel väga kerge seal. Jah, nüüd tuleb tsooni viga, et siin Kriisa natukene kiirustas, et tegelikult ma ei näinud 2 mängijat, siin oli Borila ja kes seal olid veel, et jäid kuidagi tardusid sinna tsooni, kuigi liter oli väljaspool, et korraks. Et siin on mõlemapoolne osa on tähtis, et siis see, kes tuleb litriga tsooni, peab vaatama, kas sealt on välja tuldud ja need, kes on tsooni jäänud, nähes, et liter on väljas, peavad tegelikult jalgadele valu andma kiiresti. Ja näed, praegu oligi, Hartwell võitis. Väga ilusti oli, jaa. Marli pealevise kontrollis seda Wolferini väravahta, aga läks ka tegelikult mööda raamist, et Jõemets tõuseb, sai, vaatame, Hartwell siin ei saanud jah, praegu litrit omale Jõemets, et oli Hartwell juba ootel, et aga nagu jah teada, siis enne litrit ei tohi sinna ründetsooni sisse minna. Nüüd mäng on nagu jah võrdsustunud, et mis veel nüüd ütleme Wolferini poolt vaadates on puudu, on siis hakata väravaid tagasi viskama. Et ega noh, mänguliselt iseenesest ei ole nagu midagi visuaalselt niimoodi muutunud. Mis võib-olla võibki lõpuks Wolferinile saatuslikuks saada, et noh, ei ütleks, et need just kerged väravad olid, aga ikkagi suhteliselt kiiresti see edu käest anti või õigemini siis viigiseis käest anti ja edu siis vastasele, Hartwell. Tema ka üks, kes mängib paremalt poolt, nüüd ei olnud, söödab väravette väga ilusti. Kusjuures jah, siin oli Jõemets seda... See oleks võinud tõesti potentsiaalne praegu selline ohtlik... Hartwelli poolt tegelikult väga ilus sööt, et kui ma siin enne võib-olla natuke tegin liiga, ütlesin, et ta kipub otse peale viskama, siis nüüd tõmbas ilusti nurka ja ootas seda varianti ja tegelikult ohtlik olukord tekkiski. Samamoodi nüüd pikk liter jälle, et Fuuriate poole pealt.
see oli tõesti praegu ilus, seda võiks isegi nagu tagantjärgi veel uuesti teha, et seda oli nagu, see on niisugune hea näide, et isegi kui seda väravat ei tule, aga see olukord on olemas ja sinna suudetakse jõuda, et nüüd ongi ka selles, et tihtipeale vastane peab ka mingisuguse vea tegema või et väravavaht tõesti ei näe seda litrit, sest ega see, et väravat ei tule, ei alati tähenda seda, et sina halb mängija oled, vaid see, et lihtsalt vastane oli sel hetkel parem. Just, ja seal mis on nende täppi, vaatame nüüd selle rünnaku ära korra. Tuleb peale, kui see vist läks mööda. Et siin stuudiost alati see liter kaob sinna natuke ekraanil ära, et nii Wolferinis üritab tsoonist nüüd välja viia, vaatame. Veil on litriga. Mööda boardi. Karin Lapp on esimesena jaol. Ja nurgasele liter. Hetkeliselt on siin Wolferinil raskus, jah. Et küll Viljandi ei tee midagi ohtlikku vastu, aga litrit minema ei saada. Ja nüüd, kui vahetusse on ka väga raske minna Wolferinil, et siin Viljandi võib neid vahetusi teha, näete siin samas, eks ju, on kohe vahetuspink. Aga Wolferinil, kui see vahetus läheb juba paar minutit pikaks, siis tegelikult siis see võibki väravaga lõppeda. Sest lihtsalt jalad lähevad piimaped täis ja ei jõua enam liigutada. Et vaatame, Ritakivi proovib nüüd keskelt, aga Neeringule. Ise sai kätte Helena Liive, õigemini ei saanud kätte, tõrjus ära. Et siin on praegu väravaht, kui õnnestuks, siis see litri kinnipanek juba annaks õhku juurde kohe Wolferinile. Ma ei ole nüüd tähele pannud, vist Viljandi ei ole ka vahetust vahepeal teinud, et ei nagu suudavad selle koosseisuga suurestada nii palju. Nüüd läks, jah. Nüüd välja vaatame kohe, eks siin Margement tõuseb, söödab. Ja väga reaalne, Ja Elina Liin oli see, et oli kohe vasturünnakust tekkimas ohtlik olukord. Roosmaa. Aga jah, siin enne mõttekäik ei pooleli, et tegelikult rääkisime sellest Hartwelli söödust sinna värava ette, üldse värava ette söötudest, et söötude siis pluss on see, et tegelikult kui väravavaht valvab seda enda nurka ja otse pealeviset, siis põhimõtteliselt ühe täpse sööduga võib mängida väravahi lihtsalt olukorrast välja ja tal ei jõua järgi. Ta ei jõua järgi ja ütleme nii, et see ei olegi tema süü siis sellel hetkel, kui füüsiliselt pole sinna võimalik jõuda, aga samas mänguliselt see liter on lihtsalt nii kiire, et selliseid värava momente otsitaksegi. Jaagulat ei lasta siin tsooni tulla. Poola üritab keskele söötu, aga ei jõudnud Viljandi mängijateni. Ilmselt käib meil vist vahetus ja jälle pikk liter, 7.46 meil mängu lõpp, teise kolmandiku ehk pika pausi lõpuni. Kas meil, ma küsin otse eetris, et on, kui tuleb pikk paus, siis on mõni üllatus ka äkki varuks või? Jaa, on küll. Okei, siis oodake pika pausini ja vaatame, kas meil õnnestub. Rohkem praegu ei ütle. Me räägime salaja kõike siin teeme, et keegi ei teagi. Me ise ka ei tea. Nii, lahti ise nüüd Viljandi tsoonis. Viljandi võit. Ja lähevad ja said läbi. Väga kas seal liikumise järgi Biloruss, aga Borila ja nüüd jälle ohtlik moment, et tal vedas selle litri kaugele vasakule, et läks natuke kaugeks. Et tegelikult see nurk oli jäämas vabaks. Üritas veel pealeviset ka, aga et siin Wolferin peab praegu õnne tänama, et seis veel suuremaks ei muutunud. Nii. Wolferinid proovivad ilmselt rünnakusse minna. Jõemets läheb läbi. Nii, nüüd on Sooni viga tundub, aga ei olnud. Ei olnud. Et siin vaatasin ise valesti, et kohtunik platsil on tunduvalt lähemal meist. Nüüd jääb lausa Mailis jääb 3 kaitse vahel, aga
nüüd siin Viljand kas saab väravaht kinni panna litri ja vilistatakse kinni. Et siin Viljandi natuke tundus, et oli kärsitu praegu. Et 2 mängijat, üks neist oli Neering, et tegelikult läbi ühe kaitse oleks võinud proovida ikkagi värava ette seda söötu otsida. Aga eks siis need momendid kõik võetakse, loodetavasti vaadatakse see mäng järgi. Aga nüüd me oleme jälle selles mõttes fuurijatel on hea, sest nüüd me oleme jälle Wolferiinide tsoonis, mis tähendab seda, et kui nad nüüd litrit suudavad enda käes hoida, siis on neil siuke... Jah, eelmine kord oli muidugi, oli siis siin päris 3 koosseisu ei ole Wolferiinidel, aga oli nende teine või 3. koosseis oli sinna surutud kaitsesse eelkõige, et praegu siin Roosmaa Padara platsil, et nemad kindlasti pikalt seal surve alla ei jää, ma arvan. Marge Pent, Laura Herne ootab söötu ees. Ei lasta sealt, ei lasta mängida värava ette. Vaatame, kas on, kes seal fuurite pool on, kas tal on? Siin nurga all tundub, et tsoonist tuldi välja. Scharenberg. Rahulikult kontrollib litrit, aga Neering on see vist, kes survestab teda. Vaher. Neering nüüd söötis ilus selline lähedale sööt Oropkole. Et oleme siin varem öelnud ka, et sellist söödumängu oleme hakanud ikkagi rohkem nägema, et mõnikord on muidugi mäng selline, kuidas öelda, kaootilisem ja närvilisem, et siis ei ole, aga tegelikult otsitakse järjest rohkem. Kristi Sepa nüüd kukkus õnnetult, kas tuleb karist, see oli tsooni veahoiatus ilmselt, ei olnud Viljandi mängijad sealt kõik välja tulnud. Et õnnetult libises tundub, et midagi ei ole. Nii vaatame, kas suutis mööda boordi Kristi Sepa nüüd välja mängida. Just. Ja oma ründajale. Aga siin kaotati kesk. Ja siin oli nii, et paremalt ei näinud, kes see tuli, et tegelikult siin Neering oli, Porila oli keskel, pidi tegelikult hoo täiesti maha võtma, sest ta oli juba nii palju ees, siis oligi nagu raske sööta, sest litrit seisvale mängijale ei saa sööta ja õnnetu kukkumine siin nüüd. Mis Wolferiinile sobis, Kairiini Õemets nüüd. Ma ütlen, et tegelikult on siin hästi palju seda edasi-tagasi liikumised, ma kujutan ette, et mängijad on üsna väsinud juba, et see pikk paus praegu tuleb päris õigesse, et me lähme ikkagi otsast otsa tegelikult, et siin seda uisutamist on üsna palju. On küll nii ja nii vaatame, Õemets Vise, Patja. Siin võib täitsa reaalne, kui ta praegu keskelt oli hea moment, oli tõesti Ametaaria Kolnenkoval. Seda oli see, mis meil alguses oli võib-olla Wolferiinsidel puudu, mida nad nüüd endale said nüüd jälle rohkem, või saivad jälle selle positsioonierimise õigesti. Kusjuures vaatasin selle momendi üle, et siin päästis nüüd Kristi Sepa kepp see litta lendas üle, et tegelikult oli väga ilusti see väravasse minemas ja kui ma nüüd endist kiitsin ka Kairiini Õemetsa oskusi ründas, siis tegelikult sinna alla kuuluvad need ka, et ta rahulikult otsis seda momenti ja leidis selle söödu ja tegelikult sööt jõudis ka viskajani. Et hetkel küll ainult Viljandi kaitsja Sepa oli siis see, kes värava ära hoidis. Et kui selliseid momente tekib mängu jooksul veel, siis sealt ongi oodata väravaid. Sest nii nagu sa ütlesid ka, et litter läheb nii kiiresti, et sinna tõesti on väga raske järgi jõuda, et kui ta tuleb kiire sööduga sisse sealt keskelt, siis on eriti kui sul on maskis keegi ees, siis ega sa sealt lihtsalt värava vahil polegi varianti, kui loota parimat, ütleme niimoodi. Jah, just ongi nii. Nii nüüd 2.45 jäänud mängida teist kolmandikku. Pika liitri hoiatusega näitab, et ja seal on niimoodi, et kui pikk liiter on tulemas, siis tegelikult see kaitsemängija peab ikkagi pingutama. Siid ilmselt tuleb ma pakun karistus või siis on... Jah, näitab Merike Padari peale. Ütleme niimoodi, et ma täitsa ei ole praegu üllatunud. Et 2 minutit on siis, jah.
et see on nüüd teine kord, kui Wolverine jääb vähemusse. Eelmise korra elasid nad üle. 2.31 jäänud teist kolmandikku, teine kolmandik siis ongi 0-0 seisul praegu kulgenud. Nii nüüd ei suuda litrit kumbki pool kuhugi suunata. On suhteliselt ikkagi ohtlik on seal praegu Wolverine väraval. Aga jah, tuletame meelde siis, et Wolverine vähemuses tundus, et siit läks tõrje ja põrkas kõrgele. Esimene värav just sarnasest põrkest õnnetult kukkuski sisse või siis õnnelikult Viljandi poolt vaadates. Porila nüüd nurgas. Ülekaalu puhul jah, et praegu nüüd Viljandil ei ole see õnnestunud, aga siis ülekaalu omav naiskond peaks võtma siis sööduliinid üles, et sundida siis vastased kaitsesse. Number 7 Ksenia Krutkina on näha, jah, on suhteliselt uus mängija, aga ma vaatan tegelikult uisutamisoskus on tal ikkagi väga hea ja kiire, et proovib rikkuda jah seda formatsiooni, et ei tekiks seda nii-öelda ülekaalu situatsiooni ja Hartwell praegu tegi päris tublisti samamoodi, et jah, see kollane 7 väga ilusti seal sõidab üle jala, et seal kindlasti peab olema mingisuguse uisutaustaga. Nüüd jäid tsooni, tegelikult peab välja tulema, et kohtunik hoiatab ka. Sellest võib järgneda sihilik tsooni viga, aga seekord kohtunikud õnneks alastavad tema õnneks. Sihilik jah, tsooni viga on siis see, et kui on tulemas tsooni viga, hoiatatakse, et mängi peab tulema tsoonist välja, aga ei tee seda, siis võidakse mäng mitte viia sinna sinise joone juurde ründetsoonis, aga tuuakse hoopis selle patustanud naiskonna poole peale. Nii, siin kohe on nüüd teine kolmandik lõppemas. Seis 3-0 Fuuriatele. Ja nüüd tulebki lõppes karistus ka, mis tähendab seda, et Padar on väljakul tagasi ilmselt, läheb otse jah, mängu. Just. Siin nüüd üks Wolverine mängija kukkus, kes näidatakse Viljandile karistust jah, kukutamise eest. Ahaa, no nii. Nüüd tekib ja vastupidiselt põnev hetk, et 26 sekundit saab veel. Kes meil sinna läks? Kas Piloruss äkki. Nagu jah, siin on varem jutuks olnud, siis mõningaid, paljusid naisi me teame juba uisutamise või visuaalse niimoodi tunneme ära, aga kui see särk on püksile, ja pats on ka ees. Jah, siis on üsna raske. Siis on raske võita, et siis see number peaks olema suurelt sukkade peal näiteks kirjas. Ja tagumiku peal niimoodi. Mis tähendab seda, et mäng algab, siis meil on 18 sekundit, vaatasin, on mängu lõpuni, mis tähendab teise kolmandiku. Ma eksin ka selle vastu. Just tähendab teise kolmandiku, väga hea, aitäh. Teise kolmandiku lõpuni alustame Fuuriate tsoonist, mis tähendab seda, et kolmandasse kolmandikku lähmegi siis ka üle kaaluga. Või juhul, kui nüüd Wolverinil ei õnnestu kiire värav. Nii lahti vise. Kohtunik on selle ise ka stardi asemisel juhepeal. Pani kepid õigesti paika ja seal on kindlad reeglid, kuidas seal kepid peavad olema selle punkti peale, et seal on isegi väiksed sellised triibud tõmmatud. Nii, Padar nüüd mängib värav ette, ei olnud õnnetult seal kedagi seda kätt samas. Nii tõuseb nüüd meil neering tõusis, aga jah. 1 minut 43 jääb siis ülekaalu nüüd. Kuidas Kristiina on nüüd meil selle üllatusega õnnestub? Ma arvan küll, vaatame korraks stuudiosse, kas te soovite rääkida, mis see meil üllatus on meie nii-öelda vaheaja? Jah, meil siin kiiresti tegutsesime, aga on meil, kui kõik, kes ei ole isokit mänginud, on pidanud vaatama seda mängu kõrvalt. Just. Nüüd äkki saame natukene lähemale tuua isegi platsi pealt seda teile pildivahetusel küll, et jaa, vaatame, kui stuudio nii-öelda tehniline tiim ütleb meile, et video on valmis või see on meil vaheajal klipp on valmis, siis
aga nii kaua, tegelikult ma küsiks veel, et kuidas sulle tundub teine kolmandik, mis on sinu mõtted, kui esimene kolmandik võib olla niisugune üllatav, siis teine kolmandik? Mänguliselt olid samasugused, ma ütleks, mänguliselt. Et siin Viljandil esimese väravaga oli neil eriti õnne, mis oli küll korralik pealevise, aga lendas kõrgele õhku ja kukkus lihtsalt väravahile kuklasse ja kukkus sisse. Ja sealt nad said hoogu juurde ja paar rebound'i veel, mis osavasti visati ära, et selline väga õnnelik päev on olnud siiamaani Viljandile, et sellise edu on sisse saanud. Et kindlasti ei ole Wolferinil lihtne. Nii, ma arvan, et vist oleme valmis näitama siis meie tänast üllatust või Marguse poolt tegelikult. Ütleme, meie võttegrupp käis siis Wolferinide trennis, vaatame. Vaatame, mis trennis siis toimus.
you got it. You want your roller coaster. Don't ask me about my freedom. Don't ask me about my wisdom. You want it, you need it, but why? You said you wanna play your game. You dealt me in, I said I'll pick it up, it's all the same. But don't follow all the rules. I know you don't, you change day by day. Hardly seems that fair. How can anybody understand? How can anybody win? 8 points later, I thought it was about time we hit the finish line. 8 points later, I wasn't winning at all, I was just further behind. You played your hand, but showed my cards. I took my talks right from your heart. I laid them down before your eyes. Game over, blow the whistle, we're out of time. Come on, baby, it's your turn, a time to play. What are you scared of? Why do you keep running away? Come on, just show your hand. Do you even wanna play? It was your idea. You hardly seem to care. Why do you expect me to wanna stay? How can anybody win? 8 points later, I thought it was about time we hit the finish line. 8 points later, I wasn't winning at all, I was just further behind. You played your hand, but showed my cards. I took my talks right from your heart. I laid them down before your eyes. Game over, blow the whistle, we're out.
ja oli Hartwell nüüd jäämas ja jäigi Laura puudega kahekesi, ei õnnestunud seda väravat sisse sokutada, et praegu jah, on Viljandi võtmas siin seljavõitu Wolferiinide üle, mida tegelikult ma ei julgenud ennustada ja ennustaks endiselt veel Wolferiinide poolt väravat, aga ilmselt Viljandi on jah, siin kodunaiskonnale nüüd nii hoo sisse saanud. Et jah, siin kui ma ei tea, kust mul siin nüüd jutt eetrisse läks, aga meil oli siin voolukatkestus vahepeal, et sellepärast ei 4 minutit nägemata kolmandiku algust, et seis siis 4-0 Viljandi Fuuretele vahepeal, kui lõppes 3-0 seisult teine kolmandik. Vaher nüüd nurgas liitriga. Vahepeal jah, oli pikem paus. Võiks arvata, et siin nüüd Wolferiin saab kas või taktikaliselt midagi juurde panna. Aga kas väravani jõutakse, saab näha. Et praegu on juba jah, seis muutunud selliseks, et juba viigipunkti päästmiseks oleks vaja 4 väravat ja hetkel on nende poolt vaadates tablool 0. Et siin jah, vaheajal siis õnnestus teile näidata Wolferiini trennist klippe. Tegemist oli siis Tondiraba peareiniga. 11 nuia viskab mööda. Et kes ei ole ise jää peal viibinud, siis sealt nägite mängija perspektiivist siis, kuidas hoki välja näeb. Ja siin tervitan kõiki teisi naisteklubisid ka ja jääge siis minu poolt ootama kutset samamoodi teetrennidesse. Marge Pelt kesktsoonis. Õnnetu kukkumine siin. Sai Viljandi kätte, läheb rünnakusse, Neering läheb litrile järgi. Värava ees Kriisa ja Jaagula. Wolferiin viib oma tsoonist välja. Nüüd natuke ebaõnnestunud sööt Viljandi poolt. Lükkab Koljenkova selle sügavale. Aga Neeringu oma litter jälle. Tuleb sööduga tsoonist välja. Sepa kaitsena läheb ka, viskab sööta ei olnud jah enam kellelegi, et viskab mööda renni teise äärde. Ei õnnestu ja Wolferiinist välja saada. Väravat paneb kinni. Et see, jah, siin võib öelda, et kui selle mängu võitja ei olnud loomulikult enne teada, siis kindlasti see tulemus on mõnevõrra üllatav nii mõlemale poolele. Nii Wolferiinile kui ka tegelikult ma arvan, et ka rõõmsalt on üllatunud praegu Viljandi Fuuriate naiskond. Kristiina on nüüd ka eetrisse tagasi jõudnud. Jaa. Et siin ütlesin vahepeal, et meil oli siin 4 minutit läks. 4 minutit üks värav läks kaduma siin, aga see on selline otseülekannete rõõmud. Tõesti, ja juhul oli meil põhimõtteliselt meie otseülekande arvutist, mis siis seda otseülekannet teeb, siis see pistik, kus ta oli kinni või see süsteem, kus ta kinni oli, siis oli põhimõtteliselt lülitas siis sellest välja. Ja. Aga jah, mängu me näeme edasi. Ja 7-15. Suur osa mängu näeme ja siis ütlesin selle ka eetrisse ära, et nüüd jääb oodata teistel naiskondadel meie võttegrupi kutset ainult oma trennidesse. Et see üllatus meil siis loodetavasti õnnestus. See õnnestus ja tõesti. Sellega läks ilmselt hästi. Ma loodan, et kõik seda nägid. Ja ma loodan, et kõigile meeldis. Vähemalt seda oli täitsa minul tore vaadata. Jah, siis see oli natukene teine vaatenurk otse platsi pealt, ütleme siis. Et mängus seda on natuke raskem teha, seal need kiirused ja kõik on sedavõrd teised, et selle kaameraga ei pruugi see õnnestuda.
aga jah, ega nüüd mängupilt on kahjuks meil nüüd siin 4. värav jäi nägemata, et kes autor oli, et esimese 2 autor oli Marili Vaher ja 3. oli siis Jaagula. Mäletame siin, kuidas eelmises mängus sai hat-trickiga ehk 3 värava ühes mängus hakkama Merlin Griffin, mille siis tähistuseks ka müts visati platsile. Et hetkel ei ole teada, kas kes 4 ja siit läks siis. Siin nüüd on jah, kardan, et siin Wolverine on juba moraalselt murtud. Värava tundub Neering. Selles mõttes, et siin on tegelikult, et idafuuriad mitte ei saa öelda, et Wolverine siit tõesti halvemad oleks, et siin on fuuriatel on näha, et neid riskeid lihtsalt värava suunas on selle võrra palju rohkem. Et see on nagu selline, mida nagu kindlasti tuleb, et kui piisavalt kaua proovida, siis mõni ikka läheb läbi. Et isegi kui ei ole kindel, siis sinna suunas õige, siis kunagi ei tea. Just nii ongi, jah. Ja noh, on ilmselt siin on Viljandi ja siin Bilorussis tundus läks läbi. Üks viskas mööda seekord. Aga noh, täitsa selline nagu üllatav, et seda ma küll ei osanud praegu oodata. Ja seis 5-0 Viljandile. Endiselt julgen öelda, et see ei ole nende tavapärane jõuvahekord, aga noh, eks see selgub siis ülejäänud liiga käigus ja järgmise omavahelise mängu käigus. Et kas see siis saab nii olema või mitte, et siin Wolverinidel jah on olnud pikk mängupaus, neil ei mängi kaasa ka praegu kapten Veronika Tiganik tänu siis vigastusele ja tühivärav peaaegu. Ütleme niimoodi, et siin oli kaitse oli kahjuks ei jõudnud järgi. Siin oli nüüd jah, vist vaatame, kes meil siin oli Jana Bilorus, kes selle otse sisse viskas. No siin on nüüd selgelt näha, et Viljandi on selle mängu juba moraalselt võitnud. Ühe poole peal on see hoog üleval ja meeleolu selline, et näpud püsti, kui nii võib öelda. Ja teise poole peal on niisugune kerge kindlasti ehmatus ja juba väsimus sellest mängust kindlasti. Saarenberg hoiab nüüd tsoonis. Kauge peale vise, läheb mööda, aga jääb sinna värava kõrvale. Ja on endiselt Wolverinesi käes, see litter. Ja, üritavad, et siin, kui nüüd siin viiki ja võitu päästa ei õnnestu, siis mida Wolverine saab teha, on kindlasti järgmiseks mänguks omal meeleolu sellega üles saada, et kas või auvärav siit kätte saada. Ja seda tegelikult, ma arvan, ütleb treener samamoodi ja seda ei tohi unustada. Et ükskõik, kas on halb mängupäev, siis mängust tuleb ikkagi see positiivne üles leida ja minna hea tujuga minema. Hea tujuga on muidugi raske öelda sellise seisukohta, aga ikkagi mingi positiivne emotsioon kätte saada. Ja selles mõttes seda on meil siin tegelikult korduvalt räägitud, et Wolverines mängib naiskonnana esimest hooaega koos, eks ole, et seda on nagu, et vastupidi, fuuriad on tegelikult, isegi kui meil siin on olnud vahel palju uusi nimesid ka fuuriate nii-öelda koosseisus, aga tegelikult on nad ikkagi sellised kogenumad mängijad ka. Sellel hooajal võib tõesti nii öelda juba jah, et ja au ja kiitus neile selle eest muidugi, et nemad on tavaliselt olnud viimastel hooaegadel just nimelt siis, keda kutsutakse liigast punaseks laternaks, et on nad sellest staatusest nüüd välja tõusnud ja täiesti teenitud läbi trennide ja kogemuse. See on niisugune klassikaline ohtlik situatsioon, mida tuleb, et kui... Ja lahti vise samamoodi Bilorus nüüd otses viskas peale. Siin nüüd, mis on veel väga tähtis, on see, et kui on lahti viske hetk, siis et kollased kaitsemängijad hetkel ei tohi jälle samamoodi. Et kollased kaitsemängijad ei tohi tegelikult varjata värava ja vaadet. Just. Aga mõlemad läksid mööda. Ja, aga väga osavasti tegelikult lahti mängitud 2 korda järjest. Seal natuke rohkem õnne ja ongi litter väravas siis ründa poolt vaadates. Marge Bentsin ei lasta tal vabalt tegutseda, et kaitse täiesti seljas, muidugi määruste päraselt. Mailis Reilen nüüd
proovib takistada, nii palju suutis takistada, et sai siit tsooni vea vastastele välja mängida. Et tundus, et siis sai korraks litri üle joone tagasi mängitud. Nii, siin on meil nüüd alla 4 minuti jäänud seda mängu. Seis 6-0. Wolferinil veel täiesti võimalus endapoolne värava ka kirja saada. Saab näha. Kaitsed söödavad, Sepa nüüd tõuseb. Neering. Aga saab jah, Wolferin rünnakule. Liin viis selle tsooni. Praegu jah, on siin juba Neering nüüd tõuseb üksi. Kaotas seevõrd litri, mitte temalikult. Täitsa füüsiliseks hakkas minema. Ja, siin on need mõlemad naiskond on kindlasti väsinud, aga Viljandi kompenseerib seda kindlasti siis emotsiooniga. Ja palun väga. Wow. See oli üsna selline kaootilised situatsioonis suutsid nad välja tulla väga ilusti praegu, et see oli igati selline. Ja kas jälle Jaana Pilorus? Tundub. Nii, et oli, jah. Just, et siin meil, kui ülekannet vahepeal ei olnud, siis 4. värava autor on teadmata. Praegu on kirjas meil 2 Vahelil ja 2 Pilorussil, et ei saa välistada, et siin on kummalgi neist ka hat-trick juba kirjas. See tõde siis selgub natuke hiljem. Wolferinil, ma tean, on pühapäeviti trennipäev, nii et tänane tuleb lihtsalt unustada ja homme siis puhtalt lehelt alustada jälle. 2:30 jäänud mängu lõpuni. See on see hokivõlu, et põhimõtteliselt iga mäng algab alati nullist. Saab alustada alati puhtalt, et ei pea alustama 6-0 situatsioonist järgmine kord. See on jah, eelkõige siis ütleme treeneri ülesanne ja ka kapteni ülesanne, keda siis Wolferini ridades tavapärast kaptenit täna me ei näe. Et Jaanet vaatab seda ülekannet samamoodi, ta ilmselt siis kas kodust oli võimalus siin. Oli, see oli väga reaalne võimalus. Darja Koljenkoval, et natuke rohkem täpsust ja oleks auvärav kirjas olnud. Ja ei anna alla, Wolferin ei anna alla, no mängivad lõpuni, väga tublid, selles mõttes nii peabki. Praegu on Scharrenberg, see on ainuke asi, mis nad praegu veel saavad siin mängus päästa, et mitte loobuda. No nii, hopsti. Saab nüüd Viljandi rünnakule, aga Padar on seal esimesena kaitse seal, et ilmselt seda ei jäta Viljandile ka. Ja nüüd jõuaks kiirrünnakule tagasi, kui me saame ainult ilusti söödud kesktsooni pendile. Karmen Roosma seal on näha, et juba väsimus on jalgades. Ohtlik sööd mööda sinist tegelikult, aga jah, piisavalt oli kaitsemängijaid seal. Ilmselt jah, on alanud nüüd viimane minut. Et siin iga, et me siin seinakella ei näe stuudiost. Viljandis ma muidu olen koha peal käinud ka paar korda kommenteerimas. Koha peal on natuke teine on teine, kusjuures Viljandi puhul on veel see, et seal on see kommenteerimine on vist see kõige vahetum. Tartus ka saab olla suhteliselt mängijate pingi lähedal. Et kõik on silme ees. Siit üks tõrje tundus veel läks kirja. No nüüd vaatame seda kummagi naiskonna emotsiooni peale lõpuvilet. Viljandi oma on juba kindlasti ette teada. Aga nad võivad ka seda uhkelt teha, nii et nad on selles mõttes hea töö ja tubli töö teinud. Ja täna on olnud täielikult nende päev selles mängus. Nüüd Liive püüdis selle kinni. Tehakse veel ilmselt selle mängu viimased vahetused. Siin on nüüd arvata, et selles mängus nüüd jääb Wolferinidel skoor avamata. Et tegelikult
see ilmselt seisuks, et see ilmselt on nüüd, mis kõige rohkem neid võib praegu muretsema panna. Et jah, vastased viskasid siin küll palju, seis on siis 6-0 vist, jah. Aga et ise jääb sihile jõudmata, et noh, niimoodi on võimalik maksimaalselt viik ja sedagi on ainult üks kord juhtunud sellel hooajal, et ja lõpuvile kõlab. No nii, ja tulebki see rõõmus karjumine sealt. Jah, palju õnne siis Viljandile. Wolferinile soovime siis sellest mängust, et hoidke ikkagi meeleolu üleval. Homme on meil nüüd plaanis ka Viljandist mäng, mis teeb tegelikult selle mängu jälgimise põnevaks, et homme mängivad Venin Fuuriad siis Grizzliga. Grizzly on siis meil hetkel on ja vähem peetud mängudega kukkunud 4. kohale, aga noh, kindlasti esinelikus, kes on minemas play-offi. Aga sellise emotsiooni pealt ja eriti kui kodumäng on tulemas, siis ma ei oska küll nüüd öelda. Et täitsa põnevusega jälgiks, et kas see mäng või emotsioon kandub nüüd edasi homsesse ja Viljandi võtab siis samamoodi, teeb hea mängu ja võib-olla isegi miks mitte võidu, vaatame siin parimate mängijate valimine toimub. Ja võit on täiesti reaalne homses mängus, et see ei ole üldse kaugeltki võimatu ja ütleme niimoodi, et kui taastumine täna meeskonnal läheb hästi, siis ma arvan, et meil on üsna energiline naiskond homme jääl. Ja ka Grizzlies kindlasti tulevad seda võitu, ikkagi kõik meeskonnad mängivad võidu pealt, et siin ei ole seda, et minnakse niisama lihtsalt mängima, et tore on, aga tegelikult ikkagi tahetakse ja soov on võita. Ja, sest Grizzlies on kindlasti nüüd, kui me hoolimata sellest tulemust on Grizzlies homme siiski favoriit. Aga noh, veel kord siin homseks on kindlasti Viljandil üks trump juures ja see on emotsioon. Kyle Hartwell siis sai Wolferini poolt parima mängija tiitli. Vaatame nüüd. Ei kuulnud nad vist isegi näidata seal. Vist jah. Jaagula 90, et meie saime Jaagulale kirja panna 1 värava, et mina tea, äkki siit see, kus mul on küsimärk pandud, see, kus oli elektrikatkestus, et äkki sealt tuli teine veel. Äkki oli tõesti. Pärast protokollist vaatama. Aga õhtul on meil ka vist üks mäng plaanis. Õhtul on ka üks mäng plaanis, kell 6:30 on Haabersti jäähallist ja siis Roosa Panter 1 ja Roosa Panter 2. Jah, et mäletame mõned nädalad tagasi nad mängisid omavahel ja tegelikult oli väga põneva mänguga tegemist. Oli. See lõppes seisuga 5-0 siis esinduskoosseisule. Aga väga tubli töö, vaadake täna järgi ka, et tegi väravaht Ingrid Suuder. Ja mine tea, äkki siin on Roosa Panter 1 on sisse lasknud 1 värava selle looajalt. Et mine tea, äkki see pilt muutub täna. Võib-olla. Ja kuna mina olen ka ise seal jäähallis, siis ma arvan, et minu emotsioon ka natuke teine. Ma saan koha peal ikkagi seda näha, nii et mina ise ootan. Vaatame, kes meil õhtul kommenteerimas on. Vaatame, kas üldse leiame kommenteerima. See on niisugune haiguste tippa hooaeg praegu kahjuks. Aga jah, oleme saanud tehtud ülekanded, see on väga tore. On. Ja meil on hea meel, et neid vaatajaid ikka jätkub igale ülekandele ikka veel ja suund on ainult üles poole. Nii et jälgige kava. Just. Ja kohtume jälle varsti. Ja. Nägemist. Nägemist.